Nii, tere kõigile. Kevad hakkab kätte jõudma. Vesi tilgub, lumi sulab ja nüüd seda osa teeme siis autoringluse teisest garaažist, mille nimeks saab suht okei värvitöökoda. Astume sisse ja siin ootab meid kohe loomulikult Voila, kõigile tuttav Škoda. See on ka laivis olnud auto ja endiselt töö käib veel. Ütlen ausalt, et ei ole ilmselgelt kogu aeg tegelenud sellega, et viskab paari nädalasi pause sisse ja selline on siis hetkeseis. Tegelikult ei ole väga palju jäänud. Tegelikult on suht vähe jäänud. Ma ühe külje juba tegin. Siin tuleb natukene veel asja sättida ja teine külg on veel tegemata, aga nüüd me ehitame siia mingit ventilatsiooni lahendust. Ja siin on ka trapp, ehk siis me saame siin sees vajadusel ka asju pesta. Ja ühesõnaga nüüd nägite natuke seda ruumi ka, oota, ma lähen siia. Siin on muidugi asjad praegu laiali, töö käib, aga mingi ettekujutuse saab. Ja selja taga on mul veel vets ka, mis on väga tore, et ei ole kuskil hoone teises otsas. Ühesõnaga jätkame tööga. Ja selle video valmimist toetab selline ettevõte nagu Garaažimaailm. Garaažimaailm asub Tartus, Tähe 106A ja loomulikult veebis. Ja Garaažimaailm on koht, kus mina käisin juba tükk aega enne, kui minuga ühendust võeti. Ja olen nende abiga sisustanud oma mõlemat garaaži. Siit saab garaaži sisuliselt kõike, mida sul vaja on. Alustades tööriistadest, tööpinkidest, rehvipinkidest, kuni siis täitsa käsitööriistade, tarvikute ja muuni välja. Nii et tulge aga kõik. Ja kui lihvimisega olen rahul, siis Martin värvib ta mõni päev ära. Värvi läheb siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 detaili täielikult ja uksed liistuni mõlemalt poolt. Peaks päris ilus tulema välja ja loodame, et need karbid ka kestma jäävad. Et kui keegi ei ole näinud, siis vaadake laive. Mul oli üle-eelmine laiv oli selle auto karbivahetusest, kuidas ma keevitama õppisin. Ja ma ei tea, kui ma väga tahaks, siis paari päevaga oleks ta valmis. Tehnilised asjad, nagu ma olen varasemalt öelnud, on tehtud ja ta võiks tegelikult otse ülevaatusele minna, kui värvida ära. Airbagi tuli põleb ka ja siis siit puudub link. See on katki läinud kunagi. Mul on mingid jäänused ühe teise auto lingist. Ma ei tea, kas ma saan kokku ehitada neist. Et võt, siuke seis on praegu, paneme edasi. See on siis autoringluse väljakutse auto ja osa number ma enam peast ei mäleta, kas 10 või 11 või kuskil sealkandis see asi on. Ja selle osa lõpuks läheb see auto siis müüki. Ja kuna ta on automaatkastiga, siis ma arvan, et ma väga kaua ei müü teda. 1.6 bensukas ilma turbota. Lihtne asi. Kellelgi on kindlasti seda vaja. Räägin veel natukene autode varuosade hindadest. Näete, siin oli siuke väike probleem. Peegliklaas. Suund ka ei tööta. Võib-olla pirn, võib-olla mitte, ei tea. Hakkasin siis tellima, maksis mingi 4 eurot. Plus transport. Avastasin, et terve peegli saab põhimõtteliselt sama raha eest. Võtsin igaks juhuks terve peegli, siis ei pea hakkama siin mingit elektrikala taga otsima. Värv on küll vale, aga see on kõige väiksem mure, sest me hakkame seda autot värvima nii kui nii. Ja paar päeva tagasi käisin tehnoülevaatus eelses kontrollis. Oli parempoolne peegli suunatuli ja üks airbagi andur andis veateadeteks, kollane päägi tuli põles. Ja nüüd on need asjad tehtud ja kõigi eelduste kohaselt peaks talle kohe saama ülevaatuse ja tegelikult päris lahe on selles mõttes, et see auto on ikkagi, endal on ka nagu
äge on sellega sõita, kui meenutada, et mis ta oli. Ta ei ole ideaalne, siin on paar pisiasja veel, mingid liistud on veel lahti. Ma ei hakka neid filmima, ma annan need kaasa või panen need külge, vaatame, kui keegi kohe ostma tuleb, siis võib-olla annan kaasa. Siin on juhi ukse lingi peal see on ka niuke ajutine lahendus, aga ta toimib. Aga vaatame korra väljast ka siis ja siis saab selle video ära lõpetada. Selline sai siis autoringluse väljakutse osa 10. Selle auto detailid, ostuhinnad, kulud ja muu tuleb siis järgmises osas nagu ikka. Ja loomulikult, kuna nii mitu kuud on möödas, siis eelmise osa auto on müüdud ja eelmise osa auto kokkuvõte tuleb siia ekraani peale. Ma ei tea seda praegu peast, aga ma arvan, et ma olen väga ohtlikult lähedal juba F-seeria BMW X5-le, mis oli siis algne eesmärk. Aga vaatame, kas, kuidas ja millega ma edasi lähen. Pooleli ei ole plaanis jätta, ma ütlen ausalt välja, üks mure mul on. Mul on see mure, et ma tegelikult ei taha seda X5, aga ma mõtlen natukene, et kuna nagu plaan sai selline võetud, et siis peaks ikkagi nagu plaanist kinni pidama. Miks ma ei taha, mul ei ole teda vaja. Mul täna on tegelikult vaja odava otsa rendikaid eelkõige. Aga vaatame, võib-olla ma ikkagi siis mingi hetk ostan ta ära, kui mingisugune hea diil tuleb. Ja siis omakorda müün kiiresti maha uuesti. Minu poolt praegu tšau ja kohtume järgmistes videotes. Sul on teine, kuid mind veel armastad. Tead, ma sind ei usu, milleks loobid siis need sõnu või ja teise veel sanad. Mina tahan soojust, sinu armastus on küll, ei vaja teda, mulle ütsab süda. Näed nüüd ka ise, milleks loobsid sa kohe, võit on sul käes, oled õnnelik taas. Võit on sul käes, oled õnnelik taas.